Lühisari Patrullis episood 1, päevane vahetus Viktoriga, Politsei- ja Piirivalveamet. No nii, et selles suhtes ma siinkohal teekski ühe üleskutse Politsei- ja Piirivalveametile, et me võime teha ka väiksed sponsorid striimid, et kui te olete huvitatud, siis leiame mingisuguse taskuraha ja mulle väike pisku tasku ja vaatame siin koos, mis siis politseil siin öelda on. Isto, kas sul sarnane valimiskampaania nagu oma ütlustega nagu hetkel olev põllumajandusminister telesaates või? Mis see põllumajandusminister on kuskil telesaates jälle või? Oota, on see nagu safe ka või? Liina safe, jah. No, vana aja, Liina safe, ultra safe, jah. Vana aja. Mingi 10. sekundil on mingi laip keset ekraani lihtsalt. Nagu mingi eelmine kord, ma ei mäleta, mida me vaatasime, mingit... Mis asi see oli, mida me vaatasime? Ja siis olid mingid laibad rippusid sillal lihtsalt. Ei no see, mingi filmitreileriks. Mingi, ei no see on ülisafe, Vähem siin midagi muruga tegeled, siis ma ei tea... Ja siis oli mingi laibad ripuvad lihtsalt mingi sillalt alla, täitsa perses. Mõtted tekivad tööst või millestki muust, aga kui sa oled siin näpumidi mullas ja taimedega tegeled, siis oled ikka tõepoolest 100% selles tegevuses ja töömõtted vilekimbutega. Asi nagu kontrolli alt väljumas, et peenareid tuleb aina juurde ja hetkel on siis see seis, et ei ole tegelikult ühtegi kohta, kuhu võiks mingit uut peenart ajada, et ainuke lõbu ongi olemasolevaid peenareid ümber sättida ja taimi tuttavatele jagada. Enne tööle minekut erilist rutiini polegi, aga katsun kindlasti kohvi juua ja süüa midagi kiirelt. Oota, aga kes see Viktor on, nagu mingi tähtis mees või lihtsalt tavaline kodanik või? Ja siis võtan tee ette tööle, sest aega on vähe, tõusta tuleb väga vara, 5.40. Ta ongi nagu politseitöötaja või? Mis on nagu meie töö eripära. Ma mõtlesin nagu, et tema nagu läheb politseiga kaasa, ma mõtlesin, okei. Aga lihtsalt politseiga kaasas on lihtsalt kaamera. Vahetuse lõppu ei tasu midagi planeerida eraerulist sellepärast, et kui juhtub, et tuleb mingi suur sündmus, mis vajab sekkumist, siis ei ole võimalik kinopileteid, teatripileteid osta, et sellega tuleb arvestada. Ja kodus ma kindlasti ei ole politseinik selles mõttes, et tööst piisab. Mina olen Viktor Eksi, töötan Lääne-Harju politseijaoskonnas patrullpolitseinikuna ja olen seal juba üle 10 aasta töötanud. Enne seda, kui politseisse tulin, töötasin treenerina. Hästi mõnus on, päike annab energiat. Siia võikski jääda tegelikult praegu. Päris hea olla. See on meie tööauto täna. See eraväriline. No. See oli siis Rauli. See on võtta. Saime hea. Mul sulle 3 eravulikuks. Mulle see Triin ütles, et juunikuust alates lõuad saanud, et eile oli ikka esimene kord. Okei. Selles farmi. Tšau. Täna hakkab meie vahetus 7.00. Hakkame komplekteerima varustust, teeme ettevalmistusi väljasõitmiseks ja välja sõidame umbes 7:30 paiku. Ning täna minu paariliseks Triin Lindau. Praegu juba autos on meil kilp ju. Siia juurde käivad kiivrid. Siis ma panin siia laserkämmi meie selle kiirusmõõturi. Võtame kohvi ja siis hakkame edasi vaatama. Ma vestlesin ühe teenindaja, kes mõned päevad tagasi mulle infot
selle kohta, et siin käib pidevalt üks pensioni eas naisterahvas, 70 pluss vanus ja ostab kogu aeg neid videokaarte. Meil on andmed. Oota, mis asja? Vestlesin ühe teenindaja, kes mõned päevad tagasi andis mulle infot selle kohta, et siin käib pidevalt üks pensioni eas naisterahvas, 70 pluss vanus ja ostab kogu aeg neid videokaarte. HD Taneli ema on mu esimene mõte. Meil on andmeid vaja. Politsei on ju andmeid vaja. Siis ma ütlesin, et kasutaks hädavalet seekord, et öelge talle, et nüüd sest on vaja ID-kaarti, et seda kaarti müüa. Ja eile sain just kolleegilt info, et tegemist oli armupettusega, siis see armukelmus. Et kaarti tõstis Roblox. Robloxi kaarte. Seda ei ole võimalik välja mõelda lihtsalt. Seda ei ole võimalik välja mõelda, saad aru? Ei no reaalselt ka, kas tõesti Roblox on see või? 20 eurot ma näen, see on tüki hind, 10 eurone ja neid siis Eestis. Kas seda Robloxi nagu raha siis saab veel nagu tagasi ka päris rahaks kuidagi müüa või? 200 ja 300 eurost järjest. Hetkel tundub, et ees olev sõidukijuht on telefonis. Priin, kas sa ka näed? No ei näe. Jaa, nägin. Nüüd näen. Ja. Nad on ju kõrvaliste tegevustega hõivatud ka. Ja. Siiamaani räägib. Ja. Dodge. Pill on kõva. Ja hoiab veel käes ka. Ja. Jätkuvalt. Tutvustan teile siis lühimenetlusotsuse. Tervist! Kuidas selle telefoniga nüüd on? Ja siis viimane asi, mis sellega saab vaiet. No aga mis vahet seal on ära? Vormistasid seda eelmist juhti ja siis vaatan, et järgmine tuleb minu poole ja sõidab ja räägib samal ajal telefoniga. See on julm. Nagu... Mina ei ole mitte kunagi niimoodi teinud. Aga ma saan aru, miks siuksed asjad juhtuvad. Siis telefon, ma lihtsalt vaatasin, kes tegi vastamata kõne. Te ei tea, et eraparklas kehtib samamoodi liiklusseadus või? Ei tea. No siis nüüd saite teada. Me kindlasti ei saa jätta reageerimata olukorras, kus juht näpib telefonis. No, hands-free, aga vaata hands-free'l sa ei saa kirjutada mingit sõnumit või samal ajal lugeda sõnumit. Sõidu ajal tegemist on ohtliku olukorraga, mis võib viia liiklusõnnetuseni. Aga see, mida mina nägin, oli see, et... See ei ole mingisugune õigustus selles suhtes. Ma lihtsalt nagu selgitan, et miks nad seal telefonis istuvad. Telefoni kõrva ääres, ehk siis tegin järeldus, et räägite telefoniga. Ma ei rääkinud telefoniga ausõna. No jaa, aga liiklusseadus sätestab, et telefoni sõidu ajal ei tohi. Pigem ei tohikski. Ei, ma nõustun, et ei tohikski, aga ma lihtsalt selgitan nagu seda, et miks seda tehakse. Nii et alustame väärteomenetlus sellisel juhul. Ma olen isegi näinud, kuidas mingid inimesed vaatavad mu kõrval foori all TikTokke. Nagu... Kas te tahate või ei taha allkirja, aga me rohkem pikemalt ei... Saad aru, noh? Vend on foori all ja siis vaatab, sirvib TikTokki lihtsalt. Te ise tegite vennad. Teil on kiire. Päris ausalt olen näinud. Siis järgnevalt hakkate arutama vestlust, mis vältab juba 10 minutit. Milleks? Ei, me pole see, et rikkumine on siis kirjas ilusasti. Juhtisite mootorsõidukit, hoidsite samal ajal käes mobiiltelefoni. Trahvisumma liiklusseadusest tulenevalt on 40 eurot. Sõrmega palun siia allkiri. Härra oli ehe näide selle koha pealt, kus ta ei tahagi aru saada. Ei taha aru saada või siis on tegemist sellise selektiivse õiguskuulekusega, ehk siis tema jaoks ei ole mingisugune rikkumine, kui ta telefoni kasutab sõitmise ajal ja tema valib ise, milliseid seadusi ta nagu järgib ja milliseid mitte. Ja eraväärdes sõidukiga me otsimegi liikluses selliseid anomaaliaid. Liiklus on kaootiline, teda on palju, seda liiklemist. Ja kuidas öelda, kahetsusväärne on see, et paranemise märke nagu napib. Kus teil telefon käes on? Kuidas teil see turvaline kandus on selja tagant ja üldse lahti, aga ta on selja taga, ehk siis ma võin teha järeldus, et ma sõidategi niimoodi. Mõlemad olid ju professionaalsed sõiduki. Just.
üks taksojuht ja teine kullerfirma autojuht, ehk siis sa pead nagu profina ikkagi ka suuremat vastutust ehk liikluses Pidin ka kunagi allkirja panema, joonistasin munni või? Mina seda ei ütlenud, tema ütles seda. Ärge klippige. Sundhospitaliseerimine on teemaks, kiirabi kutsub meid appi, kui on agressiivne patsient, siis nende ohutuse huvides on politsei kaasatud, et mine tea, äkki on vaja sundi kasutada ja selle õigus on ainult politseil. Need uued armatuurid või nagu need autod on üliägedad minu meelest, nagu visuaalselt nagu väljast on nagu nice, aga seest see plokk näeb nii toog välja ju, ei või? Või ma olen ainuke, kes nii arvab või? Mingi on nagu must äär, siis on mingi valge sisu ja siis on alles need mustad, ma ei tea, väga nagu toog plokk näeb välja nagu. Nende ohutuse huvides on politsei kaasatud, et no seda võib-olla saab muuta, võib-olla tal on mingi silmad kehvad või midagi. Selle õigus on ainult politseil. Võtke tempot rahulikumaks, võite komistada. Nii, pea läheb teisele poole. Me oleme ise ka teil külas käinud Triinuga ja seal Aaberstis, et kui oleme avastanud kellegi abivajava korterist, tuleme otsime maja pealt üles. Et esimene vastu tulev auto ja juht telefonis. Ja ilmselt ta meid ei näe ka, sest et tal on vasakus käes see telefon ja tema vaateväli meie suhtes on siis ju varjatud. Tere! Mille eest? Mille eest vabandust? Jaa, aga see ei ole lubatud. Läheme voorist üle ja peatume. Väga õigesti ütlesite, tuleb kõne, peatun ja vestlen selleks teises kohas, kus ma ei ole liikluses. See, et me näeme väga palju neid sõidukijuhte tegelemas kõrvaliste asjadega sõidu ajal, siis ei tähenda, et teie peaks seda tegema, on ju? Jah, väga hea. Selge. Me vabandas vähemalt ja ikka mingi kiusatakse. Hoiatusega praegu. Et ma saan aru, kui keegi hakkab mingi vaidlema ja ei tunnista oma viga, vaata, siis väänata kõige hullem karistus, mis kannatab, aga nagu kui inimene mingi vabandab, siis ikka kiusata teda, ma ei tea. Ja siis pärast olla mingi imestunud, et ei tea, miks me ei meeldi nendele inimestele. Väga imelik. Vägivalla juhtumi juurde. See vabandus ei maksa midagi, aga nagu ikkagi seal on väga suur vahe minu arvates isiklikult. Kas inimene on võimeline vabandama ja kuidas, milline see vabandus nagu välja näeb, on ju? Et ikkagi, kui ma ei tea, inimene vabandab, siis minu meelest on sellel ikkagi mingisugune kaal nagu. On juba üks patrull reageerinud, aga arvatavasti vajab ka keeleabi, kuna inimene, kes alammäära telefoni kasutamise eest ei ole või? Okay. Politseisse teate tegi, räägib ainult vene keeles. Ehk siis see on alati ühtne trahv, seal ei ole isegi vahet nagu? On üks info, mis kaardil on ja reaalsus on hoopis midagi muud. Kas ta selle haugub vastu või ei haugu? Tulemus on ikka sama. Это у вас долго уже так? Просто я не могу попасть вчера. Вчера. А причина? Просто я Часто это было? Ну, когда мы пьем, это время не заканчивается. Зависит, что у нас. Pole veel lõplikku pilti, aga et peretütar kolis välja, kuna emaga on konflikt mingil arusaamatul põhjusel ja võttis ta oma lapsed ka siit kaasa. Ja siis tegemist on vanema, kes seal kvarteris on ja ta ei anna neid asju läheta, mida ema või see teataja tahaks siis kätte saada. Muulgas siis isiklikud dokumendid. Ja lapsele vaja nii vaatame, kas meil õnnestub läbi rääkida. Возможно ли, что когда она будет трезвая, вы позвоните и скоро будет? Скоро я знаю, почему. А что это значит? Что это моя мать? Не скоро, да? Ну, она, если кто-то, она пьет, может, недели 2 пить, а это сейчас такое неделя будет. Да, võib nädalaid juba. No SMS-ku või... Да, написал. Ну, для фиксации. Она не может сказать, что sorry, я не знала. Et ta saad selle SMS-i, et politsei on siin ja ta on plaan lukuabi kasutada. Et siis kui käe pärast peaks nagu tekkima aru saanud, seda lugenud nii kohalikult.
siis selles kutses Basic Slavic Family. kus naisterahvas soovis kätte saada oma asju, et vahel on see sekkumise... Ma lugesin seda kommentaari chatist, ma mingi iga kord pean ütlema äkki muidu. Antud juhul läks siis õnneks, et inimene avas ukse, tegi koostööd ja naisterahvas sai oma asjad kätte. Ma ainult vihkan muidu. 88. Okei, ta tühistab lukuabi ära ja siis me äkki proovime kuidagi... Ma pean keybindi panema, jah. Või iga kord, kui ma midagi ütlen, siis ma pean ekraani peale tõmbama musta pildi ja siis on valge tekst, et mingi järgnev on väljamõeldis. Jubedes meeleolus, et ainult sõimaks, aga nüüd läks oma tuppe ja sõimab sealt siis. Mitte kunagi ära enam siia tule. Ja täpselt, ma palusin ka tütrele, et saagu aru sellest joobest, et ta saab vähemalt võimaluse praegu oma asjad ära võtta. Tänast on vaja siit transpordi abi osutada. Neid asju tuleb seal ikka päris palju. Et siin sellist vahetut ohtu, kui sellist ei ole, et ta juba on nii-öelda turvalises keskkonnas. Mis saab, kui volikokku saad? Kas tuled Isamasse tagasi? Küsimus, kas tal on rahalisi juba enne vastasin sellele küsimusele, et see ei ole minust. Transpordi tellimiseks, tõenäoliselt on, kui oli... Ja peale valimisi, kui ma saan volikokku sisse, siis tõenäoliselt mind tahavad kõik erakonnad enda võimusesse saada. Sisuga teataja ütleb, et 2 joobast praegu on nagu mõtet rääkida sellest, kui valimisi ei ole veel toimunud. Politsei, avage palun uks. Кому вы? Соседи. Соседу. Спасибо. Возьмите у них. Я на таблетках, мне уже трясет. See tundub mingi väga räige. Какое право вы имели меня оскорбить? Я спрашиваю, где белье, они ее в помойку бросили. И этому человеку, чтобы вообще не появлялся. Кому-то сейчас намного хуже. Зачем ты называешь полицию? Ну, как мне с вами справиться, если вы... Вот этот человек меня оскорбляет? Ну. Возьми свои. Вы звонили в полицию? Да. Понятно. Найдите документы, пожалуйста. Александр, вы сегодня алкоголь употребляли? Нет. Вообще трезвый, да? Таблетки. On alkoholiset kellelgi? Это мы. Oh, super. Ta väidab, et on täna täitsa kaine. Setsmaja elanik. Läheb koju ära. Jalad palju liiguvad, nii et ei pea kuhugi hakkama vedama, Tom. Tom. Et ei pea kuhugi vedama hakkama teda maarma. Näed, ta liigub ilusasti. Jõuabki koju ja on vähe kainem ka. Oota, ta ei olnud isegi enda kodus ja siis ta kutsus teisele inimesele politsei või? Ja ta oli veel samal ajal kaine, et ta oleks võinud lihtsalt ära minna või? Всего доброго. Свидания. Nevermind, ta kutsus ikkagi selle naisele. Nevermind, my bad. Вы хоть не поверили, что я какая-то алкашка. Et ühesõnaga seltskond joobes, suur seltskond, sellepärast ongi vaja mitmekesi tulla. Et kunagi ei tea, mis ees ootab. Aga siin oli see kaasus, et korteri omanik oli invaliid, õnneks kaine täna. Ja siis elukaaslane oli oma sõbranna siia kutsunud, aga see sõbranna kuidagi hakkas selle korteri omaniku suhtes imelikult käituma, siis muuhulgas teda sõimama ebatsensuursete sõnadega, mis oli talle nagu šokk olnud, sest et ta teab, et see sõbranna peaks olema usklik. Aga alkohol on oma selle mõju avaldanud tõenäoliselt, ta on see usk juba meelest läinud siis tänaseks. Aitäh! Mis see usklik siin loeb? Pattu teevad kõik, oleneb, kes kahetseb. Halloo! Ja oli siis kutse, kus noormehed olid avalikus kohas relvaga vihkinud. Hakkasime kohe bussi otsima, sest noormehed lahkusid sündmuskohalt bussiga. Ja nägime, et veel üks patrull, kes aitas meil bussi ja noormehi otsida, olid siis noormehed juba leidnud. Noored otsustasid võtta kaasas olnud õhkrelva, sellise automaatrelva moodi nägi ta välja, avalikus kohas välja, teha siis pilte avalikus kohas täiesti, kus inimesed liikusid ja keegi siis kaaskodanikest tegi kohe kõne politseisse, et teadmata ju täpselt millega tegemist on. Õhkrelvaga tundub olema nagu
mingi paintballi teema rohkem. Kindel ei ole. Nad olid selles bussipeatuses ootamas teid juba, jah? Ei, nad olid bussis. Bussis? Oli jah mingi FAMAS. Siis me läksime sisse. Ta läks tagant, ma läksin eest juhile ütlema, et meil on vaja kontrollida, siis nad istusid kohe seal. Kõrvuti istusid ja siis see oli niimoodi mõlema jalgade peal niimoodi selles üles. Ma oli sisse mässitud, ma mõtlesin, et kohe süles ära. А какие-то лекарства принимали? Нет. Вообще нет? Нет, вообще нет, мы 12 лет голом. Püsti ei seisa. Ну, смотрите, что у вас с координацией, насчет координации? Насчет координации, что у вас случилось? Ну, в плане того, что трясетесь даже на месте. Потому что вы пришли, и Просто из-за нерва? Да. 6-миллион поворот. Наркотики принимаете, нет? Mis sa arvad? Da. Jaa, selles mõttes, et Kus ta sellega minema see oli siis? Naisterahvas ju tegi kõne selle peale, et avalikus ruumis selline automaattulirelva meenutab ese nende valduses. Ja ma ei tea, mulle see oranžis võib küll väga kaine tunda. Me näitab fotot, mille siin avalikus ruumis selle relvaga koos teinud. Nad käisid mingi Facebooki photoshooti tegemas või mis asja? Okei. Ja siin ma näen seda, et see relvataoline ese on käes ja nägu on ka siuke pool varjatud, vaata kapuuts peas. Ja näen ma siin inimesi ka, ma ei näe inimeste tegevust, ei ole siin inimesi, see on sõle ju. Me liigume lihtsalt siit. Na minutu prosta. Sealt siit sõidame lihtsalt ühistranspordi pealt ära, et mitte häirida linnatransporti, siin on tihe liiklus, vaadates kella ja ka. Et ma isikutel on narko tarvitamisele viitavad tunnused, et midagi teha pole, peame kontrollima. Ja näitas ka oma sellest seal ei ole seda kiirtesti siis või? Täiesti avalikult Sõle tänaval seda relvataolist eset. Suur nagu see on, poseerib, filmistab. Või need on nii ebatäpsed, et nad viivad pigem kohe ära. Kui me saame kinnituse, et see on tore mõte jutumärkidest tuli seoses keelatud ainete tarbimisega, siis me saame ilmselt ka vastuse. Jah. Nüüd juba räägime, et on kanepid suisetanud ja samaks teinud. Чекотно. То есть травку вчера курили, да? Ага. Вчера. Когда курили травку? Ну, на самом деле, если серьезно говорить. Серьезно? Там будет только... Koka-triip on palju puudu, jah? Ja raustik ka, parr. Et hetkel on neile siis narkotest tehtud, mõlemal isikul osutus see positiivseks ja toimetame nad koju, et pahadest mõtetest eemale neid hoida ja relva võtame esialgu hoiule. Jaa, nii makaronid ootavad. Oota, nad on narkopaugu all ja nad lihtsalt viiakse koju. Oli mõni päev tagasi, nädal tagasi. Okei, juba makaronid platsis, jah? Või nad on mingid alaealised? Tüüpiline. Jaa. Tom, kuidas sul rahaga on? Ta käib tasuta ja nagu nii. No Triin, mis sa sõid täna lõunaks? Mina käisin poest, ostsin omale natuke süüa ja magusad ka nagu ikka. Viimasel ajal meeldib küpsis ja magusasööt, aga jah, kuidagi on mõnus, pehme. Said kõhu täis? Jaa, nüüd on jaksu. Tööd edasi teha. Oled sa valmis? Jaa. Maisi tänaval. Aru tänavale. Maisi tänavalt vasakule Aru tänavale. Oi, ma ei tohtinud naerda. Juba jäid seisma. Ei no lihtsalt nagu, ma ei tea, see on nii nagu aju vaba, vaata. Viimasel ajal meeldib küpsis ja nagu loe seda pealkirja nagu. Said kõhu täis? Jaa, nagu mida elli lihtsalt. Oled sa valmis? Jaa. 2 noort elektrimopeedil näitasid politseile keskmist sõrme nagu. Suunaga Kopli. Juba jäid seisma. Ja jäid seisma. Nii aju vaba. Tervist! Aga mis te kahekesi sõidate? Mine sinna poole. Vabandust. Окей. А вопрос, знак средний палец для кого? Для нас? Подождите. Я тоже не знал. Я подумал, ну, мне показали просто рукой тоже что-то. А мы кто? Понял. А что это за знак?
Ja kого ees, еще раз спрашиваю. Aga nad ei teadnud, et see on politsei auto või? Это Маша Зуймович. В полиции были проблемы? aastane poeg, agressiivne, võimalik narkojoove lõhkus laua ja lahkus, võib-olla sõbra juures Kristiines vaja kontrollida. Alfa kutse. Hommikul oli kaart puhas, aga nüüd on juba tulnud kutsed, nagu inimesed oleks üle. Vene saadete, ja see on Eesti politseipatrull Moskvas. Said, Vene luurelt said siis mingisugused ülesanded ja nüüd nad siis Moskvas täidavad neid. Särganud Mustamäel üks süke. See on siis, see on lihtsalt põhjus, miks kõik vene keeles räägivad peale politseipatrulli. Naljakas kutse. 19-aastane agressiivne, võimalik, et narkojoobes poeg lõhkus laua ära ja läks välja, ütles, et läheb, annab õues kellelegi peksa. Teate sõnul on ta väga agressiivne, teate kordab oma elu pärast. Nii, vaatame siis, kontrollime selle aadressi ära. Mis see korterinumber oligi? 150. Selge. Karmo juhib vägesid, nagu alati. Ja enne vahetuse lõppu laekus siis kutse agressiivse noormehe kohta, kes kodus on ära lõhkunud laua. Politsei! Asusime 2 patrulliga teda kohe otsima. Selgus, et teda kodus ei olnud. Seega oli alust arvata, et ta lahkus kuhugi mujale. Ja oli teada, et ta tõepoolest agressiivne on. Seega väga ettevaatlikult, kuid järjekindlalt siis otsisime teda. Kuid paraku politseitöö on juba kord selline, et alati ei saada meid edu ja poissi me ei leidnud. Rohkem me koputame, seda rohkem valjemini see naaber rääkima hakkab. Telefonid tõesti tooni andmas, et telefonide kasutamine sõidu ajal midagi pole teha. Et ei saa jätta reageerimata. Ise samal ajal mingi toksib seal mingit asja ei või? Või see on nagu liigal siis või? Telefonide kasutamine sõidu ajal midagi pole teha. Et ei saa jätta reageerimata. Peatasime teie sõiduki, kuna nägime see on vilkur või? Telefoni käes. Ma ei tea, mis see on. Käes ei ole lubatud. Vilkuri paneel. Okay. No jaa, aga te hoiate käes. Seda ei ole lubatud teha. Nii vahetus hakkab läbi saama, et õnneks midagi teravat ei tulnud. Kõik möödus ohutult. Mõned kiiremad sõidud tuli ka linnas teha. Põhjendatud. Ja kõik läks hästi. Kõik on elust terved. Päris huvitava saade või osa tegelikult nagu, et näha nagu, et mis nad siis nagu päriselt teevad seal patrullis. Tegelikult on suht nice nagu. Ilmselt poodi. Ja siis pärast koju ja teen mingi maitsva õhtusöögi. Täna eravärvilise autoga, et sina vist oled sellega saanud natuke rohkem sõtta kui mina, et on sul iga vahetuse jooksul ka nii palju neid mobiilisistujaid või oli tänased erand? 3 tuleb veel või? Väga hea, siis meil on mida vaadata. Natuke meenutab mulle riskeeriva käitumise liiklusreidi. Aga paratamatult oli, et juhid selliselt on neile silma jäid. Aga kuule, sulle aitäh selle. Ja näeme homme. Ma olen sõdest kõik. Sulle ka. All right. Tegelikult oli suht normaalne saade, jah? Või ma ei teagi, kuidas seda kutsuda. Video või? No suht palju on tegelikult vaata kui palju tegelikult positiivset tagasisidet on nagu päris kõva tegelikult ju. Vaata kui palju nagu, kõik on positiivsed ju, reaalselt. Pappi pole, et palka tõsta, aga Airline Passatit pole probleem, Smile, Alcantara ja nii edasi.
Millal söök tuleb? Iseenesest väga äge, aga 10 aastat on postil ja poes müüdavad kinkekaardid on videokaardid ja Airsoft relv on paintball vist. Võiks olla ju liitne tund 2 koolitust, kuidas ära tunda paintball Airsoft. Loodetavasti päris relvad on juba eelnevalt teada. Paar tundi kitpoogat, mis asi kitpoogat või? Mis asi see on? Ma isegi tea, mis see tähendab. Peale ja siis on full set. Okei, see on see mingi YouTuber või? Kõik teavad ammu, et politseile võib keskmist sõrme näidata politsei ise, välja arvatud politsei ise. Tunnen kaasa, et patrullpolitseinikuna töötad hoolimata sellest, et teete seda tähtsat ning vajalikku tööd, mõni see töökaaslased korralik värdjas. Kahjuks enamus teist power tripping sita kotid, nii et hoidke vaimu üleval. Mina ei öelnud seda. Nemad ütlesid, see on siin kirjas, no mina ei ütlenud seda ausalt. No ma ei tea, tegelikult ma ei tea, mulle küll video meeldis, nagu minu meelest oli tegelikult päris huvitav nagu vaadata, et mis nad nagu päeval siis teevad seal nagu, et kuidas nad neid asju lahendavad ja värki, aga nagu kahju on nagu sellest, et iga inimene, kellega nad rääkisid, oli mingi venelane. Või no võib-olla venelane on palju öelda, aga rääkisid vene keeles, ütleme siis nii. Mitte midagi ei saanud aru.